Plaasil on paisumisega seoses õpetused, kuidas sa pead lisakoormusi arvestada. Need kõik on tehtud. Vaadake, uurige rotoplaasi. Koolitused olid mingi poolakas. Lukas ja Enterfea. Ja ma kiidan. Alustada sealt, seal on tasuta staffi ka palju. Väga hea tüüp. See väike asi. Ta on lahe tüüp, jah. Nii. Okei, siin asjad on natuke nihkunud. Eks nüüd on vaja paugutama hakata. Et räägin täna siis AI-st, et kuidas siis AI projekteerijat võiks aidata päriselt. Siis on Tiit Põrkland üle 10 aasta projekteerimise kogemust ja olen igast huvitavaid asju teinud. Ja siis ma mõtlesin, ma räägin nagu seda AI asja nagu enda loo kaudu, siis et ma lihtsalt ei näita, et näed, sellised asju saab teha, vaid et kuidas nagu minu see hype cycle AI osas nagu oli, et 2025, et üldiselt nagu pettunud, et küsitalt midagi või teed midagi, saab mingit pläusti vastu sulle kogu aeg. Aga ikka üritan, sest tean, et mingi sisu peab seal ikka olema ja see ei saa ju olla niimoodi, et ma pean leidma selle variandi, et siis tollel hetkel õnneks BIM Solution, siis meil olid tasulised need litsentsid juba olemas, et sai neid tasulisi, need ChatGPT-d proovida, eks. Et jah, ja vahel proovisin, ei õnnestunud, eks, nii. Siis 2025 august oli mul esimene tõeline edulugu, siis ma vaatasin, et saab midagi teha juba, räägin lähemalt varsti. Ja siis niimoodi järjest hakkab tulema, et siis 2025 lõpus tuli Nano Banana Pro välja, et see on rohkem piltide jaoks, eks. Aga nagu kui hästi see töötas, selle näitan pärast, siis see tekitas minu sellist haipi kõvasti. Ja siis 2026 alguses siis hakkasin Geminiga koodi kirjutama. Ja eks ma neid näitan siin järjest. Nii. See esimene, see 2025 august esimene tõeline edulugu oli huvitav, et ma müün edasi ka sellist tarkvara nagu Geo5, et see ei ole ainult, see on ka geoloogidele, seal on selline stratigraafia moodul, kuhu nad saavad puuraugud sisse panna ja see genereerib 3D mudeli sulle ka nagu pinnasest, eks. Ja siis seal oli selline naljaks lugu, et by default on neil vasaku käe teljestik, aga meie insenerid kasutame Teklas igal pool parema käe teljestikku. Ja siis juhtumisi sattusin ühe projektiga tegelema, kus oli üks nii-öelda siis see geoloog, et ma teadsin, et ta kasutab seda programmi ja mõtlesin, et saada mulle see IFC, saadab mulle, aga ei toimi. XY on vahetuses, nagu mul ei ole mitte midagi sellega Teklas teha. Siis mõtlesin, jama lugu, et mis nüüd sellega teha saaks. Siis ma hakkasin mõtlema, et äkki ChatGPT aitab mind. Siis ma vaatasin IFC faili sisse, et tegelikult IFC faili sisu on ju lihtsalt tekst, eks. Saad seda vaadata, saad kohe aru, mis toimub. Ja terve see tekst on täis sellised asju nagu IFC Cartesian point. Me näeme, seal on X-koordinaat, Y-koordinaat, Z-koordinaat. Aga mis siis oleks, kui ma need X ja Y nagu ära vahetan, eks? Ja siis ma toppisin selle IFC sinna ChatGPT-s või kopeerisin selle teksti sinna, ütlesin talle, et et vaheta IFC Cartesian point X-Y-id ära, tegin talle näite ka ühe rea pealt, et mis seal on ja mis see olema peaks, eks, et tal oleks väga konkreetselt aru saada, mida tegema peab. Ja siis ta tegi need swapid ära, vaatasin Teklas täpselt klappis, ehk siis nagu XY sai ilusasti vahetatud. Siis ma mõtlesin, et päris lahe, et saab selliseid asju teha. Tore. Ja lõpptulemus oli siis jah selline, et sai selle geoloogia IFC igale poole sisse. Siis järgmine asi aasta lõpus tuli Nano Banana Pro välja, igal pool räägiti sellest, ma mõtlesin, ma proovin, viskaks lihtsalt suvalt ühe arhitektuuri IFC sinna sisse ja teeks ühe renderduse. Ja tuli täiesti okei. Siis mida? Nii. Ja ilma naljata, see sama
see oli laupäev või pühapäev, ma rääkisin kohe tuttavatele inimestele, vaat jumala äge nanobananaga saab renderdusi teha, no muidugi ehitussektori inimesed kõik. Ja see parempoolne pilt läks järgmisel lõunal Telia koosolekul esitamisele. Ehk siis oli ka, et on päris lahe, et selliseid asju saab teha. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et tegelikult siin on ju vaata kui palju vigu. Esiteks see aed ja seal on ju näha parkimisplatsi jooned, eks, mis siin on. Ehk siis nagu see maja on nagu okei, aga nagu see kõik see ülejäänud on jumala mööda, vaata, ta ei ole nagu päris õige. Siis mõtlesin, et okei, seda saab raudselt kuidagi paremini teha. Ja siis ma tegin niimoodi, et ma võtsin ühe teise arhitektuuri IFC, võtsin asendiplaani 2D ja see on Trimble Connectis kokku pandud. Ja siis vaata maa- ja ruumiametist sul on võimalik tõmmata hoonete need kastikesed välja. Ma panin need hoone kastikesed ka sinna taustale, nii nagu nad päriselt on. Ja siis kirjeldasin ära, aga nüüd on Nanobanana Pro on siis Google'i asi on, eks ma ei tea, Gemini põhimõtteliselt. Et nüüd ta saab aru, vaata, et kus mingid jooned on, roheline, ilmselgelt see muru. Ja tulemus on selline, eks. No see on juba päris kõva värk, on ju. Ja siis ikast näitasin tuttavatele arhitektidele ja siis nad olid ka kõik jumala hype, nagu wow, mis toimub. Riik juuga võtab need õiged majad tagant ära, siis ja vaat sa võid veel niimoodi teha, mul on seal roosad majad, eks. Ma võin ühe teha kollaseks, Trimble Connectis, teise teha punaseks ja öelda, et kollane maja on sellise fassaadiga, punane maja on sellise fassaadiga ja ta teeb täpselt nii, nagu seda küsite käest, eks. Ja tulemus on päris hea, see on juba nagu ilus asi ja võib-olla isegi mõne kohaliku petab ära. Noor arhitekti ja töötajad. Noor renderdajad. Ja siis üks hea näide veel, see ei ole küll ehitussektorist, aga mind ajas see nii naerma, ma rääkisin teisele sõbrale, kes on mööblidisainer. Et tal ka väiksed lapsed ja siis oli öösel toas kinni. Et vaata, tõuseb püsti, vaata, laps hakkab kohe kisama, vaata, siis lähed tagasi jälle. Ja siis ta oli seal telefonis seal pimedas toas. Laps oli kõrval magas ja siis joonistas näpuga need joonekesed sinna tellija saadetud pildile. Ja kõige tähtsam on see, vaadake seda kraanikaussi, et siin pidi tulema undermount kraanikauss, et tal ei ole seda serva seal peal, vaata. Ja tuligi, ehk siis ta oli pimedas toas seal kuskil kinni, suvalised jooneksed tõmbas peale, sai renderdus ära tehtud ja selle sa saatis tellijale ka. Ja telli ütles, et wow, täpselt nii nagu ma tahtsin. Ehk siis nagu kui casual see protsess oli naljakas. Telli ei tohigi tagasela näha. Just. Ja siis ma mingi hetk hakkasin mõtlema, et põhiliselt igal pool Redditis ja ma ei tea kus iganes räägitakse, et tegelikult ikkagi AI on koodimiseks maru hea. Mis ei ole, mul ei mitte mingit kogemus koodimisega. Aga mõtlesin, et okei, ma tahan ikkagi seda use case'i, et enne ma aitasin arhitektidel leida use case'i, eks, aga ma tahaks endale ka midagi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma proovin Tekla makro kirjutada. Ja siis saigi lihtsalt selline makro, mis otsib sarrused üles, mis ei ole ühegi elemendi küljes. Lihtsalt testimise mõttes. Ja saigi suhteliselt kiiresti tehtud ja töötas. Ja siis mul hakkas ka vaikselt mõte käima, et vau, et saabki teha või? Ma ei peagi ise koodi teadma. Ja siis järgmine asi, mis mul oli see, et meil oli mitu fermidega hoonetoja teha. Mul oli 2024 aastast oli üks Grasshopperi skript, mis tegi ferme Teklasse. Aga arvutustega oli nii, et pidi eksportima. See sinine plokk seal keskel on RFM-i eksport. See ekspordid RFM-i, siis hakkad alles optimeerima ristlõikeid ja mõtled, ja siis saad ristlõikeid kätte, siis sisestad käsitsi need siia ja siis see läheb alles Teklasse. Tegelikult see ei ole ma tahaks ikka niimoodi asju vaata. Mitte, et nad niimoodi hüppad ühest teise ja mis iganes teed. Ja siin olid mingid inputid ja asjad ja inputid ja asjad. Aga põhimõtteliselt, mis skriptist oli puudu, et input oli ebapraktiline. Et varaste telgjoonte järgivad kuidagi selline, praktikas on tegelikult seda halbu kasutada, sest et sul on ju kantoru pind on see, mis sind huvitab, mitte tsenter. Et see oleks vaja muuta ja siis ristlõiget optimeerimine, et Grasshopperis on olemas Karamba, mis on Grasshopperisse sisse ehitatud ja põhimõtteliselt siis ta teeb seal samas kõik need arvutused ära, optimeerib sul ristlõiked ära. Siis ma ütlesin, et okei, ma hakkan sellega hoopis arvutama, et ma jätan selle RFM-i ekspordi sinna alleseks, saab teha, kui vaja on. Põhimõtteliselt on ka hea dokumenteerimiseks, eks, et ma teen selle ühe ekspordi ära ja siis mingi kolleeg saab hiljem selle avada. Ja siis veel sõlmede arvutus, ma tahaks, et see käiks ka niimoodi, ja siis liidete gap, et kui ma tahan, et mu K-liited on alati
mingi 20 millise vahega, on ju. Ma tahaks, et ta oleks alati siis 20 millise vahega, eks. Et ei ole mingit overlap'i. Ja kriitiline temperatuur ka, see võiks ka ju kohe tulla sealt samast välja, on ju. Ja siis, siin on lihtsalt pilt, et mis asi see karamba on, on ju. See on Rainos siis on näha. Ja seal karambas on siis selline opti cross-section komponent, vasakule lähevad siis hunnik igasuguseid input'e sisse ja paremalt tuleb siis optimeeritud mudel välja. Aga see, kui ma seda tegin, siis ma sain aru, et see on nagu niisama lihtsalt on ta suht loll. Sellepärast, et ta optimeerib su ristlõiked ära, aga ta valib kõige väiksema. Nagu suurest kantorude listist võtab ta kõige esimese. Ehk siis sul võib juhtuda niimoodi, et sul on mingi survevöö on mingi 80x8, eks, aga diagonaal on millegi pärast 100x midagi, vaata, eks, mingi täiesti ebaloogiline tulemus. Et siis oli vaja nagu hakata neid liste seal sorteerima ja mis iganes, on ju, selliste protseduuridega tegelema. Ja siis on nagu, hakkasin mõtlema, et jummel, ma pean jälle hakkama neid Grasshopperi komponente toppima, neid juhtmeid kokku ajama, et see on nagu ilge jama. Ja siis ma mõtlesin, ma lähen küsin Gemini käest, mis Gemini asjast arvab. Ja Gemini siis tegi mulle Pythoni skripti, siis ma hoopis lükkasin kõik juhtmed sinna Pythoni skripti sisse ja saingi õige asja kätte, mis mul vaja oli. Ja siis ma olin jälle, et lahe, saab väga hästi kasutada Grasshopperi sees ka. Ja siis ma nagu järjest mul tekkis neid igasuguseid sorteerimise ja ma ei tea, mis iganes skriptesi ja pisikesi Pythoni skripte. Siis nagu trend hakkab juba välja ilmnema. Mis toimub, eks? Siin on mingi suvaline näide, hästi lihtne sorteerimise skript, on ju. Aga ma ei oska isegi seda kirjutada. Ehk siis asi hakkas niimoodi minema, et Grasshopperi või Karamba komponent ei tööta õigesti, eks. Mis ma teen? Gemini kirjutab skripti, siis on ülesanne tundub raske. Seal on kindlasti hästi palju erinevaid Grasshopperi komponente. Ei viitsi, Gemini kirjutab skripti mulle, ühe skripti. Ja siis on see, et ma ei tea, et kuidas üldse Grasshopperiga seda asja teha. Mis lahendus on? Gemini kirjutab mulle skripti. Ehk siis järjest rohkem hakkas nagu seda ette tulema. Ja siis nagu sellega tahakski üle minna sellise termini peale nagu vibe coding. Ma ei tea, kes on sellest kuulnud. Aga see on selline huvitav termin, mille Andrei Karpati, siis, kes on tegelikult ise mingi maailma ta oli OpenAI, ehk siis see ChatGPT selle organisatsiooni nii-öelda founder ja ta on nagu tõeline mingi selline kooditeadlane. Et tema ütles et there's a new kind of coding I call vibe coding. You fully give into the vibes. Ehk siis ta ise ka ei viitsi enam väga koodi vaadata, eks. Aga nagu, siis nagu öeldigi, et see, et sa kirjutad AI-ga koodi, et see on vibe coding, aga minu arust see ei ole päris õige. Ja mõned teised, näiteks see alumine, see Simon Willison, kui ütleb, et kui sa kirjutad AI-ga koodi, aga tegelikult sa saad täpselt aru, mida ta teeb ja sa oleks selle võinud ise ka kirjutada, siis see nagu ei ole päris vibe coding, siis sa nagu kasutad lihtsalt mingisugust junior koodi kirjutajat või mis iganes, on ju. Ehk siis nagu tõeline vibe coder olen nagu mina, vaata. Ma ei mitte midagi aru, mis seal koodis kirjas. Mul on jumala suva ka, vaata. Absoluutselt ei koti, aga lihtsalt töötab. Ei kontroll on see, kas tulemus tuleb õige Grasshopperis välja või mitte, vaata, väga lihtne, vaata. Geomeetria, et ma näen õige on ju, töötab, vaata, mind ei huvita, kuidas ta töötab, aga ta töötab. Nii. Aga see ongi see koht, kus paljud AI-le löövad käega ja need protseduurid õige tõus hakkab lõi. Okei. No ja siis need hakkasid need Geminiga tehtud Pythoni skriptid järjest keerulisemaks minema, et siin vasakul on näiteks see, et kõik need Fermi vardad lähevad sinna sisse, jõud ja ristlõiked ja nii edasi, eks. Ja välja tulevad täpselt sellised outputid, mis on sobilikud siis Fermi sõlme arvutamiseks vastavalt 1993 1.8 nendele eeskirjadele, eks. Ja siis paremal on komponent, mis teeb selle arvutuse ära, ta võtab kõik need asjad sisse ja ülemised kaks on nagu hästi olulised. Üks on joint type, ehk siis see skript nagu ise suudab aru saada, kas ma olen T-liide, kas ma olen K-liide, kas ma olen mingi N-liide, ta saab sellest aru. Ja siis saadab nagu erinevatele teedele arvutuse. Ja siis lõpuks saad tulemuse kätte ja ongi kõik hästi ja kõik sõlmed on niimoodi arvutatud, eks. Täpselt see, mis eesmärk oli. Ehk siis siin on näha, et
sõlme design ratio 0,634, seal on üks on punane, 1,025. On jama, see OK või mitte on see validity check nagu, ehk siis see, et kas sul on laiuste suhted ja mingid asjad on õiged, vaata. Et see on see validity check ja siis see teine on nagu päriselt design ratio. Ja siis, ja siis see number, mis siin vahepeal on, see on siis nii-öelda painde ja surve ja selle koosmõju ja nõtke ja nii edasi, eks. Mida? Failure. See on lihtsalt, ma ei viitsinud sellega tegeleda. Siin ei ole nagu, ära vaata seda. Mind ei huvita see, vaata, siis mul ei ole, ma ei viitsi hakata eraldi nagu, et ära seda näita. Täiesti mõttetu aja raiskamine. Ma tean, et seda ei ole vaja vaadata. See võiks olema noise. Ja siis oli see käpi küsimus, et ma tahaks nagu, mul on sinna 21 milli pandud käpiks, eks. Ja siis kirjutasin sellise skripti, kirjutasin sellise skripti, mis siis nii-öelda, ta vaatab ära, mis käpp on, eks. Ja kui käpp on alla 21 millimeetri, siis ta ajab need vardad nagu laiali niimoodi. Ja siis sa saad selle käpi 21 millimeetri peale. Ja siin on näha, vaata. Et ta läheb teklasse, käpp on täpselt 21 millimeetrit ja mõlemal vardal on see DZ, nii-öelda lokaalne Z teljesuunaline, siis mis see sama eelmine komponent välja arvutas. Ja ta teeb selle nagu korraga kõikidele sõlmedele. Ja siis edasi veel, mis siin oli? Kriitiline temperatuur, see oli ka hea. Et mõtlesin, et siin on näha, komakohti on võib-olla veits palju, 727,39 kraadi. Aga kõikidele varrastele arvutab ära. Aga lihtsalt sellega oli ka naljakas, et kui mul see tegema, ma näitasin seda skripti ühes kohas, siis kui mul oli see veel tegemata, ja siis ma lihtsalt nalja pärast ütlesin, ma arvan, ma teen selle tunni aega ära. Ja siis läks tund 15. Nii et päris hea. Ja muidugi kriitiline temperatuur läheb teklasse ka ikka. Muidu oleks mõttetu ju hakkad käsitsi seda arvutama. Ja siis seal on näha, et kriitiline temperatuur, igal vardal on enda oma. Ja eks siis järjest keerulisemaks need skriptid läksid, et kui alguses ma lihtsalt sorteerisin natukene siin ja natuke seal, siis lõpuks oli see, et ma panen kõik ühte kokku. Mida ma jauran. Mida? Ei, muidugi. Ma ei pane suvalt, come on, mul on kõik kontrollitud. Selgelt. Sellega on Ferme läinud välja ka juba. Küll nad püsivad. No see ongi hea, et ma saan päriselt kontrollida, et see on nagu, kas valemi järgi on kandevõime tagatud mitte, vaata, see on selline deterministlik asi, vaata, mida sa, selle jaoks on AI hea. Nii, ja siis siin on see suur vaade, et mul tegelikult seal üleval pool näitab sisejõudusid ka lihtsalt referentsiks. Ja siis ehk siis see oli see 2 aastat vana plokk, see sinine seal üleval oli 2 aastat vana plokk ja siis see punane on ka järjest väiksemaks läinud. Et mis oli kunagi tehtud see geomeetria oma, siis ma praegu mõtlen, miks ma üldse miks see plokk võiks olla üks Pythoni skripti, miks ma nagu üldse seal seda hoian. Ja siis üleval see roosa on see, mis ma siis olen see aasta vaikselt nokitsenud, mis teeb kõik need arvutused ära. Ehk siis, ja muidugi input on see, et kuidas ma nüüd ütlen, mida ma talle sisse söödan, on ainult 3 asja. Räästapunkt, sisemine, arhitektuurne, räästapunkt, harjapunkt ja räästapunkt. Ja kõik ülejäänud nagu tuleb siis ise natuke seal sätid üht-teist. Aga kui sul on alumisel vööl on puhta kõrguse nõue, seda saad kuidagi sättida? Ja, mul on konkreetne input on üks, mis on nagu see bottom clearance, vaata. Ja siis kõik need offsetid tulevad vastavalt sellele, vaata, ja kõik läheb paika nii nagu olema peab. Ja siin on siis nagu võib-olla väike kokkuvõte ka, et eks siis tegin seda lihtsalt niimoodi, et panin seal Gemini web interface'is, gemini.com ja lihtsalt kirjutasin sinna, nagu kõik tavakasutajad teevad, eks. Ja siis ta sealt mulle kirjutas koodi. Ja ChatGPT mulle tollel hetkel see web interface ei meeldinud, sest ta kirjutas koodi 4 korda aeglasemalt. Eks kui ma Gemini umbe jooksutasin, nagu põletasin kõik tokenid ära, siis mulle anti paaritunnine paus, rohkem ei tohi kasutada. Google'i poolt ja rahunemispaus Google'i poolt, vaata, siis ma läksin ChatGPT-sse, hakkasin edasi kirjutama, aga mind nii häiris, kui aeglaselt ta kirjutas, et ma ei saanud nagu seda dopamini laksu kätte kohe, vaata.
ja siis ja Gemini see stiil on ka palju ägedam kui ChatGPT on nagu võib-olla nagu poeb vaata või kuidagi selline, sa võid talle öelda küll, et nagu räägi nagu karmimalt. Ja ei, no see on teine teema, Geminil on ka muud asjad, see ei ole tänane teema, see on aga igatahes see stiil mulle meeldib, kuidas Gemini kirjutab selline kergelt sarkastiline, nii nagu mu sõbrad ilmselt on, sellepärast mulle ta meeldib. No näiteks see, et ma rääkisin temaga nagu, et kuidas jäikusi seintel vähendada või suurendada, siis ta ütleb, et this makes the wall act like a wet noodle, vaata. Ehk siis täpselt sellised ütlused, mis ta teeb, on see, miks mulle Gemini meeldib. Nii, siis jah, ehk siis mis see trend siis oli, et järjest rohkem Grasshopperi komponenti asemel mul lihtsalt üks Pythoni komponent seal, mis on nagu mingi custom made koodi täis. Ehk siis lõpuks ilmselt vaikselt ma nagunii nokitsen selle kallale, et siis ongi võib-olla mingi 10 Pythoni konteinerit ja kogu see jama on seal sees, aga siis hakkad mõtlema, aga miks mul neid 10, võib-olla võiks lihtsalt ühe teha. Ja siis tekib küsimus, et kas mul üldse on vaja seda Grasshopperit või miks ma nagu teeme lihtsalt nagu programmi, vaata, teeme mingi exe valmis. et milleks ma üldse seal olen, on ju. Ja siis ma mõtlesingi, et ilmselt poole aasta pärast on selline asi olemas, Trustmaster 9000.exe. Ja siis ma teen sellega ferme rahulikult. Nii, okei. Ja siis vahepeal veel üks naljakas asi, et Grasshopperis on selline ka mingi AI moodul nagu Raven. Ja siis ma panin talle pildi ühest K-pop Demon Hunteritest ühest, mul tütred vaatavad seda, eks, ise ka võib-olla. Et tee mulle sellest naisest üks 3D mudel. Siis ta tegi sellise asja valmis. Aga vaata, pats on olemas ja käed, jalad, selles mõttes saad aru, et inimene on ikkagi, et päris huvitav. Ja siis juhtus niimoodi, et see sama geoloogia ettevõte, kellele ma selle X ja Y koordinaadi swapi tegin. Nüüd siis uuesti öelnud, et ma hakkasin nüüd paremaga telje järgi asju tegema, aga nüüd mul üks küsib vasaku käe telje mudelit. Siis mul on vaja tagasi keerata. Siis mõtlesin, et väga lihtne, panen jälle Geminisse, aga Gemini nüüd, ma ei tea, kas üleüldse tal on väiksem piirang või on piirangud muutunud, need kogu aeg liiguvad ajas, seal AI maailmas käivad kõik asjad nii kiiresti ja igast mingit jama toimub seal. Ja siis ta ütleb mulle, et 3635 swapi või mis iganes on, et ma liiga palju. However, you can do that using a simple Python script. Siis ma ütlen, et aga okei. Ja siis vaata all on kirjas ka, et here is the Python code to do the swaps. Ma ütlen okei, aga ütle mulle siis, kuidas ma seda Pythonit nagu jooksutan ka. Ja siis ta ütles mulle, et teed selle command prompti lahti ja lähed sinna ja paned käima. Ja siis ongi, panin käima ja kohe tuli see nii-öelda swap TFC korras on ju. Siis mõtlesin, et see on päris hea mõte, et ma ei pea ju mitte ühtegi tokenit põletama. Mul ongi nüüd skript, mis swapib nagu XY koordinaate iga kord ükskõik mis mudeli. Ja minu arvutis on ju, et see on nagu tasuta vaata nüüd nii-öelda. Siis käis see klikk, et see tööriistade kirjutamine on ikka ilmselgelt kavalam kui nagu AI-sse toppimine asju. Vaata, kui sa kogu aeg topid asju AI-sse ja mingi hetk ma ei tea, server on maas, see on kellad ju, sul ei tööta ükski asi enam. Ja siis ma jagasin muidugi seda skripti nende geoloogia ettevõtetega ka, et näed, et siis te pea rohkem mind nende swapidega tülitama, saad ise teha. See on mingi ülilihtne skript jälle. Kas ma oleks selle ise suutnud kirjutada? Kindlasti pärast 3 aastat mingit. Mis see Python on? Igatahes selline lugu. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen mingit mingeid asju ka. Oi jah, siin on päris palju mölisema jäänud juba. Aga ei, tegelikult nüüd ongi, näitan teile kiired videod ära, et mis toimub. Esimene asi, mul oli vaja sillal on hõõrdeliited, poltliited ja hõõrdeliit, vaata kui sul, sa ei tohi paksu värvikihti sinna panna, vaata, sest et see värvikiht lihtsutakse laiaks, hõõrdejõud kaob ära, poltides kaob see eelpingi ära, jama on ju. Eks mul oli vaja markeerida mingi hästi halva geomeetriaga silda, asjad on kõik viltu niipidi, naapidi, nii. Ja siis seal on mingisugune known paint area komponent, aga ta töötas ainult mingi 5% minu liidetest. Ja siis ma ütlesin, et aga ma teen ise siis selle. Ja siis saigi tehtud ja töötaski kõikide 10 millise varuga. Vaata. Ja töötab, paneb mõlemale elemendile selle friction area peale.
see on teine näide, mingi natukene võib-olla keerulisem sõlm. Paned käima, olemas, tehtud, töötas. Ma oleks ilmselt käsitsi kiiremini saanud tegelikult, aga noh, teinekord me räägime, et kas ma panen tund aega neid ERIAsid käsitsi või teen 1 sekundiga selle ära, vaatan, et teinekord on kiirem juba. Ja siis mingi hetk mõtlesin, et hakkaks mingid, mul kolleegid just projekteerisid või no just esitasid seinapaneelide tootejoonised, noh vana hea, vaata, sul on varras, üleval on kofreeritud toru, nii, et kas need klapivad omavahel. Siis tuli jälle mõte, et aga äkki kirjutaks ühe skripti. Ja siis noh, muidugi ma läksin selle skriptiga päris liiale lõpuks, et see on juba suht keeruliseks läinud. Aga no idee on siin, et otsib sulle need vead üles. Siin on näha select empty parts, kõik need, kus on out of tolerance. Ehk siis siin on näha, et vardad on, vaata, nad ei ole päris tsentris, natuke on väljas ja tolerance on 1 millimeeter, eks ta peab ikka ülitäpselt olema seal. Ja need, mis on siis out of tolerance, ehk siis rohkem kui 1 milli mööda, need on tühjad ja need markeerib ka ära. Ehk siis saad terve mudeli üle lasta, kohe näitab sulle ära, kus on vead. Selline vigur ja siis noh, dünaamiline input ka, eks, muudan tolerance'i 25, näed siis see kadus ära listist, see siin 50-ga kaob see ka ära ja siis muudan tagasi 1 millimeetri peale, siis nad jälle kõik on seal selection setis, eks. Ja siis on see detailed clash check window on ka seal juures, saad 1 viisi neid vaadata nagu, et mis asjad seal clash ivad siis. Selline vidin. See kofreeritud toru oli see esimene iteratsioon, aga ma ütlesin, et aga võiks siis juba Bolti avad lisada. Siin ta näitab, et näed, siin on üks on mööda, siis kohe selekteerib sellise Bolti grupi, kus on üks Bolt mööda. Ja siis on see select part with mismatch profiles, et kui sul näiteks ankur on, ei klapi, nagu suurused ei klapi, eks, et sul on mingi HPM16 ja HPKM20 posti king, siis ta kohe nagu annab sulle errori, et mismatch on, ei sobi. Siin on siis betoonpostiga näide on ju. Noh, sama teema, eks. Ja siin on ankrupolt on liiga väike ja siis ka flagib ära selle, ütleb, et midagi on valesti. Ja küll ma panen veits tempsi juurde, kell on päris palju. No okei, siin ka, no igatahes saate aru küll, noh, teeb clash'i checki väga lahe. Ja siis siin on mõned veel, mätan need vahele. Võib küsida, kas on siis selleks, et saaksid nagu ülikoolist 0 kogemusega inimese tööle võtta ja pärast kiiresti seda vead ära parandada või? Ei no aga sa pead nagu vigade parandus ise on ikka nagu manuaalne, tema peab need ära tegema. Sa näitad talle, näed, siin on vigad, tee korda. Sest seda skripti ei pane neid paika, vaata. No, sa pead need ikkagi käsitsi ära tegema, et see on nagu teema. Lihtsalt säästab su aega kontrollimisel. Ma seda, neid ei viitsi näidata, praegu on kiire. Panna märkama. Ja siis sundida märkama. Siis järgmine asi, siis ma mõtlesin, ma prooviks ideastaatika seda API värki ka, et jah, puiduvärk, vaat ideastaatikas on see teema, et sa saad neid puiduga ja terasplaadiga polte naagelliiteid arvutada ja siis sa saad siin kenasti kätte selle lõikejõu, sa saad kätte nurga piki selle kiu suhtes on ju ja sa saad, tead ka seda, et mitu seda lõike pinda on ju, või lõike tasapinda. Ja mis siis edasi? Mitte midagi. Sest siin ei ole puidu neid, ja täpselt Matcad ja Excel on ja sest siin ei ole neid puiduliite kontrolle, ehk siis sa saad nagu jõud kätte ja need nii-öelda nurgad ja ongi kõike. Siis mõtlesin, et aga see on ju imelihtne ja need on nagu, siin ei ole ju midagi erilist, et huvitav, et kui ma teen selle äpi, mis teeb selle ära ja ma saan mõnede idea arendajatega väga hästi läbi, kes on päris kõrgetel kohtadel. Ja siis ma survestan neid praegu selle äpiga, et kui mina suudan selle ära teha, mis on teie ettekääne, vaata. Ehk siis, näete, siin on näha, et natuke mõtleb, võtab sellest failist selle kätte ja siin on kõik need puidu, need check'id, täpselt nii nagu puidu jaoks arvutama peab ja siis on see FPR, see uus, on ka siia pandud, natuke väiksed erinevused on igast muud võimalused, eks. Ja siin need kohe tulemused ära on ja kollane on nagu peaaegu ok, aga lähedal. Rohelised on, nendega on täiesti ok ja siis siin on mingi teine sõlm, painutatud sõlm, eks siin on see, et mingi vahe kaugustada kontrollib? Seda praegu mitte.
seda ma ei ole teinud, jah, see on lihtsalt hetkel nagu jõudnud, siin on veel, on teha asju, aga ma ei taha kõike ära teha, las nad arendavad ise selle ja siis siin on nagu detailed check ka, vaata, et kõik arvutused on läbipaistvad, et see ei ole black box, sa saad kõik ühe viisi üle vaadata. Ja siis täna hommikul ma mõtlesin, et oot-oot, aga ülilahe oleks, kui siin oleks veel üks nupp, export to Tekla et sa saad ju selle sama värgi ju Teklasse ka saata. Mul on see, selles mõttes see preview on 3D geomeetria pealt, ehk siis see äpp juba teab täpselt 3D geomeetria, et ma võin lihtsalt ju selle Teklasse saata, milles küsimus. Kahjuks ma jõudsin ainult 15 minti tegeleda sellega, oleks võib-olla veel 15 minti vaja olnud, siis oleks korras olnud aga selline vidine tuleb. Ja siis teine teema on hästi tuntud teema, et see ei ole ideastaatika probleem, aga FEMis on Fermi K-liited ülimalt konservatiivsed. Ma päris täpselt ei ole veel jälile saanud, aga see on täiesti dokumenteeritud teema, isegi ideastaatika enda technical nendes dokumentides on see ka kirjas, et see niimoodi on ja võtad ükskõik mis FEM tarkvara, sama probleem, et see on mingi FEMi värk, et see vahe on. Ja põhimõtteliselt iga inimene, kes on neid K-liiteid arvutanud ideaga, on vähemalt ühe korra minuga ühendust võtnud, et kuule, mul on siin mingi imelik sõlm, et see ju peaks korras olema, aga ideas on ta nagu pekkis, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et ma Fermile nagu nii tegin selle juba ära, siis ma lihtsalt nagu veits muutsin ja siis ta võtab nagu ideas selle info sisse ja teeb need validity check'id ja kõik asjad ära. Et siis saab nagu niipidi ka kontrollida. See oli ka lihtsalt selline väike for fun värk. Ja siis, oi jah, see ei ole minu oma. Okei, ja siis ma hakkan vaikselt tõmbama kokku, et siin on siis jah, see sama, mida ma juba rääkisin. Siin on ka näha neid, see on painutatud liide, eks ta annab need vektorid ja nende järgi vaatab siis, et mis nurga all on see piki kiud selle lühike jõu suhtes. Ja siis keegi tegi hea nalja, et SaaS is dead, ehk siis software as a service is dead, et ma võin ju osta endale mingi AI subscription'i ja siis põletada mingi 100 000 euro eest tokeneid ja siis ma saan ise endale RFM-i teha. mis on täiesti paage täis ja mingi täielik prügi, vaata. Aga nagu ma võin ise teha. Ehk siis, see on nagu sarkastiliselt öeldud, on ju, adapter or be left behind, ehk siis põhiteema on ikka see, et väiksed tööriistad, neid on okei teha, aga sealt edasi ma arvan, et ei ole mõtet unistada. Ja siis mingid muud näited, et brainstorming, korrosiooniteemad, kus ma ütlen seda, et arutage AI-ga korrosiooniteemad läbi enne projekti väljaandmist ja ehitamist, mitte pärast. Sest et see on väga ebameeldiv vestlus pärast. Sõber rääkis. Ja siis hiljuti oli profiilpleki kruvidega ka üks selline äge näide, et ehitaja kirjutab, et nagu mis asi siin märkustes kirjas on, see kruve pole olemas. On nagu mingi kruvi diameeter, mis iganes. Et siis Geminile ja SFS-i kruvide tabel ette sööretud. Ja siis kirjeldasin talle, et mul on load bearing sheet selliste paksustega, kinnitatakse selliste paksustega terase peale, kanttoru makspaksus, mingi iidala flansi makspaksus. Ja siis ta nagu kontrollis üle ja siis ütles, et jah, sellel alltöövõtjal on õigus, sa oled selle valesti pannud, et vale diameeter ja asjad ja siis nagu ülejäänud asjad kontrollis ka üle. Väga okei, use case, enese kontrolliks. Ja siis tarkvarade tehniline tugi ka, et sa ei pea otseselt netist midagi otsima, et mingi sellised tuntumad tarkvarad nagu Rhino või Tekla, et sul on mingi Tekla probleem, küsi kohe AI käest, sa saad palju kiiremini selle vastuse kätte. On see, et võtta PDF-id, on need kasutus, need söödad sisse. Jah. Aga Tlubali enda see Miia on küll suht kasutus. Kas seda nägu sealt eemaldada ei saa? Saab ikka ju, minu arust. Sa pead panema, vaata, sul mingit ümmargust kleepsu ei ole või? Ei, mu teine mõte oli see, et kas seda naise pilti saaks asendada, et ma paneks mõne teise naise. Ja siis väike soovitus ka, et Google One AI Premium on ülihea, sellepärast, et on 100 euri aasta, 2 terabaiti mahtu, see on just eriti Androidi inimestele, kes ei ole läinud veel sinna Apple'i ökosüsteemi üle. Ja siis sa saad seda jagada 5 pereliikmele ka, seda 2 terabaiti pluss Gemini kasutamist. Gemini Pro mudelid, eks need kõige uuemad mudelid. Ülihea, minu arust väga soodne, naine kasutab ka kogu aeg. Peaks olema küll, ma lihtsalt ise, on küll, kindlalt on, ma lihtsalt ise ei kasuta seda. Kui sul naine sama intensiivselt neid tokenid põletab, siis
no, ei ole õnneks probleemis, sest mul on see BIM Solutionsi Gemini ka ma saan nagu, põletan toda ja siis kui too saab otsa, siis lähen enda oma peale ja siis viimasel ajal läksin siis Claude Maxi peale üle ja Claude on siis natuke... Mida? 96, jah? Nojah, mingi hetk on see, et on vaja natuke rohkem juba. Vaata, ma räägin, see dopamiini pauk ja see, vaata, mul on rohkem vaja juba. Selle firma kulust on. Jah, ikka, jah. Ehk siis see Claude'iga on see, et on see agentic AI, mis tähendab seda, et kui ma alguses copy paste isin nagu sealt veebist, gemini.com'ist põhimõtteliselt copy paste'id koodi nagu edasi-tagasi, siis Claude'ile ma ütlen, et tal on nagu access mu arvutile, ta saab ise seal krõbistada failide kallal, ise luua neid, ise kustutada, muuta korraga mitut ja nii edasi. Ehk siis antud hetkel enam ma seda eelmist lähenemist ei kujuta isegi ette. Liiga lihtne. Ja me lihtsalt oma kogemusest hoiatan, et ärge AI ökosüsteemide peale minge, et ma ütlen seda avakus AI aastat kohta 10 euri midagi kuu ja 15 minutit möödasin ja läks 10 euri. See on ootlik, jah. Aga üldiselt soovitused, et anna konkreetsed juhised, et võib-olla üks hea näide, see on tegelikult meie omavahelise suhtluse juures ka, et ma räägin sulle pika jutu maha ja siis ütlen, aga siis tee siis niimoodi. Ja siis ma lähen minema ja siis hakkad pärast mõtlema, mis see niimoodi siis nagu on. Et sa rääkisid pika jutu maha, mis niimoodi. Et AI-ga on täpselt sama, et kui sa ütled, et do this or do that, siis seal nagu midagi väga valesti minna. Et ülikonkreetselt ikkagi täis lausetega. A4 nagu pool lehekülge. Ei, oleneb olukorrast. Eks ja kirjelda olukorda võimalikult täpselt, eks. Ja keela ka tegevusi. Et kui sa tead, et tal on mingi komme, nagu mingit lollust teha kogu aeg sulle, mingit kindlat lollust, mis sind häirib, siis keela see ära. Ja see on põhiline. Ära pauguta, vaid planeeri ka ikka nagu. Et sa ei pea nagu kohe lõpptulemust esimese koguga saama, vaid sa võid natukene arutada temaga ja siis nagu. Ja tasuline versioon ilmselgelt on parem. Ja hoiatused, jah, vana aja, hallutsinatsioonid on ikkagi LLM-i olemuses. Seda võid endale ka teha, vaata. Ja, et vahel juhtub ka niimoodi, et ta annab sulle kõigepealt õige vastuse ja siis ütleb, sorry, I made a mistake ja siis parandab vastuse valeks. Ehk siis nagu sellised asju juhtub ka. Ja vibe koodimine on ka selline asi, et see ikka päris kõigil ei ole. Et tugevat huvi, sul on jah mingid teatud karakterist või nagu mingid iseloomu omandused pead sul olema. Siis on päris hea. Ja aega ikka läheb ka, et päris võib-olla siin praegu seletan, nagu kõik tuleks nii lihtsalt, aga tegelikult võtab sitaks aega. Ja nii ongi. Küsimusi on kellelgi? Kas sa ei karda, et me kõik ülejäänud jääme tööta nii või? Ei jää, ole nüüd. Ta on ikkagi abivahend. See on abivahend, mis ega siin muud midagi. Firmidel võtad marult töö ära ja kõik seda. Paras neile. Nojah, enda probleem. Aga mul puitelemendi osas tekkis küsimus, kui õnneks ka elementide vahel nagu vahe. Olid ka, ja kui seal tekib nagu, mida on näite. Ei saa nii arvutada. Ma üritasin vibe edasi anda, mitte mingit õiget lahendust. Muidugi neid saab lisada. See on lisamise küsimus. Okei. Aga üldiselt suured tänud kõigile, kes tulid ja natuke veel on snäkke ka. Olge head, sööge ikka ära. Muidu sai ilma asjata ostetud. Ja ma arvan, et sügisel kohtume siis Tallinnas. Võib-olla teen. Ei ole veel midagi välja mõelnud täpselt. Aitäh! Kuule, mis te...